Head kaasteelised, meis kõigis elab igatsus usaldusväärsete sõprade järele. Selliste sõprade järele, kellega oma eluteed võiks jagada. Täna mõtiskleme selle üle, millised nad võiksid siis olla. Me kasutame selles mõtiskluses kaasaegset filosoofi, inglise kirjandusklassiku John Bunyani palveränduri teekonda ja Eesti vabakoguduste nägemust tervendavast ja usaldusväärsest kogukonnast. Mõelgem siis, kes need on, kes võiksid sinu kõrval seista ka pimeduse tundidel. Muidugi ei ole meie elude kunagi päris üksildane. On ka neid, kellega me ei sooviks kohtuda, aga keda me siis ikkagi vajaksime. Kaasajad targad ei räägi taevalinnast, kuid püüavad siiski kirjeldada kaasteelisi terviklikkuse ja vaimse küpsuse saavutamise teel. Kaasteelised on siin eelkõige peeglid ja nii-öelda teritajad. Charles Taylor ja Paul Ricoeur rõhutavad, et inimene sünnib õieti nagu dialoogis. Meie identiteet kujuneb üksnes suhetes kaasinimestega ja need kaasinimesed, meie kaasteelised on need, kes aitavad meid jutustada oma lugu. Ja seda isegi siis, kui me ise ei suuda seda enam jutustada. Nad hoiavad ära sulgumise, nii et sa ei muutu lihtsalt halliks varjuks. Emmanuel Levinas leiab, et kaasteeline on nagu kompass, sest meie teekonna tõeline suund ilmub meie kaasteelistes, kes ei karda leina ega rõõmu. Just siis, kui me oleme haavatavad, avastame, et ilma teisteta poleks mitte keegi. Kaasteelised on tema arvates nagu eetilised äratajad. Nad tuletavad meile ikka jälle meelde, ära jäta meid. Alastair McIntyre toob sisse kogukonna mõiste. Ta leiab, et voorused ei kasva kusagil vaakumis. Me vajame kogukonda, kes jagaks meiega teekonna mõtet, kellega koos võiksime harjutada headust, sõprust, õiglust ja kui vaja ka vaprust. Sigmund Baumanni jaoks on keset vedelat modernsust kaasteeline see, kes ei hüppa alt ära, kui kõik meie eludel lööb kõikuma või variseb kokku. Igal juhul on kaasaja filosoofilises mõtlemises tõelised kaasteelised need, kes äratavad meis parema inimese. Kindlasti aitavad need mõtted meid ühel või teisel määral suurema vaimse küpsuse saavutamiseni. Kuid kuhu selle küpsusega minna, mis on inimelu viimne eesmärk, see jääb lahtiseks. Vaimne sügavus ja küpsus võib olla ka hukatuslikult põhjatu. Piibelik nägemus annab meile viimse eesmärgi ja teie kaaslased. Ja nendeks on taevariik kui eesmärk ja pühad kui kaaslased. John Bunyan ütleb oma palveränduri teekonnas, et ükski ei kõnni taevalinna üksi. Kuigi teed tuleb käia isiklikult, ei ole me sellel siiski üksildased. Kellega me võiksime sellel teel siis kohtuda. Bunyani loos kohtub risti inimene kõigepealt ustavaga ja hiljem lootusega. Ustav on nagu puu, kelle juured ulatuvad nähtavast sügavamale, kes ei lase risti inimesel end koletisest hirmutada. Kui ustav langeb, tuleb lootus appi.
lootus on nagu hõõguv süsi, mis ei kustu isegi tuules, vaid vastupidi, tuules lööb nagu leegitsema. Lootus õpetab ka siis edasi liikuma, kui silm udus enam midagi ei seleta. Kuid taevalinna teel tuleb ette ka neid, kes meid eksitavad. Seal on maailmatark, lodevus ja isand upsakas, kes ütleb, eks igaüks teab ikka ise, mis ta teeb. Ja nii tõdeb Bunyan, mitte kõik, kes tulevad koos sinuga, ei ole omad. Kõige vaiksem kaasteelistest on aga arm. Vihjan siin Jumala armule, kes on ristiinimese tegelik kaaslane ka siis, kui ta tunneb end üljatuna. Tulles nüüd Eesti vabakoguduste juurde, tuleb öelda, et nende nägemus vaimuliku teekonna kaaslastest sündis läbi kannatuste ja igatsuse teenida Jumalat vaba südamega. Nii nähakse siin teekaaslasi Jumala poolt kingitud vendade ja õdedena. Kogudus ei ole siin lihtsalt organisatsioon, see on kaasteeliste vaimulik kodu. Kaasteeline on aga see, kes mõistab, me oleme teel, me pole veel eesmärgile jõudnud ja sellel teel me aitame üksteist, kuni kodu valgus hakkab paistma. Teekaaslased on need, kes julgevad üheskoos laulda. Tee käi ära karda siin kitsal eluteel. See oli ja on vennalik hoiak. Kui sina langed, ma aitan sind üles. Kui mina ei jaksa, siis tõstab Jumal meid mõlemaid üles. Nagu ütlesin, teekaaslased olid ja on mitte abstraktsed ideed, vaid vennad ja õed issandas. Kaasrändurid on siin ka hingehoidjad, kes julgevad ausalt öelda, taevalinn ootab, tule rajale tagasi. Oluline on siin see, et keegi ei jääks oma eksimuste nõrkustega üksi. Jumala arm, mida kuulutatakse, on siin nagu soe mantel, mida külmas elutuules üksteisele õlgadele sätitakse. Tõeline kaaslane on see, kes siin languse häbi hetkel ei tühista. Kõik need erinevad nägemused kohtuvad ühes tõdemuses. Palverännak taevalinna on ühine tee, mida ei saa kõndida omaenda jõu ja tarkusega. Taevalinna ei saa jõuda hallis üksinduses. Sinna minnakse üheskoos lauldes, palvetades ja üksteist toetades. Iga samm on siin kantud nähtava ja nähtamatu osaduse õnnistustest. Aga täna tasub endalt ikkagi ka küsida kuuldu valguses, milline teekaaslane olen mina oma sõpradele. Kas peegel, teritaja, hõõguv süsi või soe mantel. Järgmine kord räägime elust kui pidevast valikust tõe ja vale vahel. Aga seniks, head sõbrad, kohtumiseni!